Et üks oluline toitaine, millest ma võib-olla olen vähe rääkinud, et eks ma olen sellel teemal juba varemgi sõna võtnud nende oluliste ainete siis temaatikast rääkinud, aga mida tahaks veel eraldi rõhutada on nakk. Et kas sina üldse oled kuulnud sellisest põnevast aminohappest nagu N-acetüülsüsteiin? Et see on siis lühendina NAC, nakk. Ja see on väga oluline maksatetoksi toitaine. Aga mitte ainult on ka väga oluline kopsudele, ta on väga oluline neerudele, et kõik kusetrakti probleemid sageli saavad nagu leevendust N-acetüülsüsteiinist. Ja kui äkki tuleb sulle tuttav ette ACC, mida soovitatakse, eks ju, võtta, kui on selline pikem köha olnud, et seda lima vedeldamiseks apteegist saame osta. Vaat seal ACC sees on samamoodi nakk, ehk siis N-acetüülsüsteiin, see C-täht tulebki sellest. Aga me tahaksime seda saada just nimelt sellises puhtal kujul, puhtas vormis, mitte ACC-na. Et ma pigem nagu toonitaksin siin selle kvaliteedi nagu tähtsust. Et nakk aitab vedeldada lima ja nakk aitab kergemini välja köhida igasuguseid erinevaid sekreete. Ehk siis see on väga oluline selleks hetkeks, kui on juba mingi nohu või köha tekkinud, või siis ka viirusjärgseks taastumiseks. Ja teatavasti on ka uuringuid nüüdseks, et nakk aitab pärssida viirusoga valku, ehk siis otseselt, et ta aitab vaktsiinikahjustuste puhul on palju tagasisidet sellest, kuidas ta on aidanud, et juhul, kui on vaktsiinikahjustus tekkinud, et nakiga saab natukene neid tagajärgi leevendada, aga ta on ka igal muul moel. Ja olgu öeldud siis, et ta on lihtsalt maksatetoksiradade toetamiseks ülioluline aine. Et võt selle ma sain nüüd ära rääkida, seda nakki ma olen eelmistel kordadel alati unustanud.